Tere! Tere! Mina olen Jänes Kapp. Mina olen Jänes, tavaline Jänes. Ja me oleme täna siin sellepärast, et mina tahtsin oma sõbrale Jänes, tavalisele Jänesele näidata, kui ilusat flamingo kaarti ma oskan teha. Meisterdada paberist ja selleks on vaja paberit. Minul on näiteks lilla paber, aga võib olla ka punane või oranž. Nagu kollane on ka sul. Kollane on vaja noka jaoks, flamingo noka jaoks. Ja siis on vaja kääre ja pliiatsit ja liimi. Liimi on ka vaja. Nii, kõigepealt tuleb võtta, selline paberileht. Kui seda nii suurt ei ole, võib olla ka poole väiksem. Aga meil on selline suurem, sest meil on suured käpad. Nii, kõigepealt tuleb see kokku murda. Vaata, hoia nüüd need servad, et see oleks võrdselt. See on väga vastutusrikas ülesanne. Ja, sellepärast ma su kaasa võtsingi. Nii, ja kui see on kokku murtud, siis tuleb panna üks käsi, oma käsi, või sõbra käsi, oma käsi siia paberi peale, kokku murtud paberi peale nii, et pöial jääks siia volditud serva poole, mitte selle poole, kus on lahti niimoodi, vaid siia poole, kus on volditud serva poole. Ja nüüd nii, nüüd sina võtad pliiatsi. Võta pliiatsi ja joonista minu käe piirjoonet siia paberile, et pärast saaks selle järgi välja lõigata. Ma värvin küüned ka ära. Ära värvi küüsi, joonista lihtsalt. Kas on kõdi? Natukene. Aga kuna ma olen nii vägev ja tugev Jänes, siis ma kõdi ei karda. Ja nüüd siia. Ja nüüd siin lõik. Lõppeb ära siin või? Ja, nii on väga hästi. Nii, ja näete. Kui ilus käsi sul on. Nüüd on siin käsi ilusasti peale joonistatud. Ja nüüd kääre ma sulle ei usalda. Ei ära anna, jah. Nüüd ma hakkan ise lõikama nende kääridega välja oma käe kujusid paberist. Ettevaatust, et käärid ei torkaks silma ega ninna. Ega ninna. Ja ega kõrva, mis on jäneste puhul eriti oluline. Nii, sellega läheb natukene aega. Mul on väga jõuline ja suur käpp. Sa võid seni rääkida, mida sellise kaardiga saaks näiteks pärast teha või mis puhul oleks seda sobilik kellelegi kinkida või... see oli selline mõte, et Jänes Kapp kingib mulle selle kaardi, aga ta kingib nagu tühja kaardi. Ja siis mina mõtlesin, et mina kirjutan Vedel Jänesele sinna sisse ühe luuletuse, sest Jänes Kapp on ka väga hea luuletuse kirjutaja. Kui tema ikka kirjutaks sinna sisse, tema nagu loeks mulle ja mina siis kirjutaks. Mul on väga ilus käekiri küll seda sinna. Ma saan väga hästi kirjutada sellele Vedel Jänesele. Vaat see Vedel Jänese luuletus võiks alata, ma arvan, umbes selliste sõnadega, et kallis armas Jänes Vedel, sina oled minu sõber. Sind me kallistame koos, Kapiga me hellus hoos. Väga ilus. Sa tegid ise praegu päris ilusa luuletuse. Mina kui luuletuste spetsialist võin kinnitada, kõlbab küll. Aitäh. No nii, oled valmis saanud. Siin tuleb nüüd see alumine ots. Sõrmed on nagu juba olemas. Aga nüüd see alumine ots, mis jäi selline terav, see oleks hea lõigata ümarguseks. Mul on siin üks näidis ka, nagu selliseks. Ja see on nagu tagavaraks katsetus. Kui läheb midagi, läheb vussi. Ja, et siis kui ei tule hästi välja, siis saame. Nii. No vot, see paber jääb nüüd üle. Sellest saab veel midagi meisterdada. Nii, ja nüüd on meil nagu olemas flamingo keha. Flamingo keha? Ja, vaata, kuidas kätest saab keha. Ja. Vaat, ma kohe räägin edasi, paneme selle siia laua peale, siis siin ma saan näidata. Ja mul on nüüd nagu siin juba valmis mõned asjad, aga me lõikame nad kohe uuesti ka. Küsimärk või? Ei ole, see on flamingo kael. See tuleks liimida vaat siia külge niimoodi. Lõika nüüd välja sellest tükist vähekene jämedam flamingo kael, aga et kuju peaks olema samasugune. Ma saan käärid või? No ettevaatlikult. Flamingo jalad tuleb lõigata mõlemad sellised kriipsud, ühesugused, niimoodi. Aga et pärast flamingol oleks üks jalg nagu sirge ja teine jalg nagu natuke kõver, siis on kaval nipp murda üks jalapaber niimoodi, vaat nii, kõveraks. Aga mis ta üks kõver on? No sellepärast, et flamingod seisavad tihti niimoodi ühe jala peal. Nad puhkavad korda mööda, puhkavad jalgu. Nii, ja nüüd, et ta nüüd korralikult püsiks, ma panen selle murdmiskoha peale natukene liimi. Nii. See liimib selle kinni. Ja siis ta pärast ei liigu paigalt ära. Ta liimub. Nii.
natuke vist peab hoidma, nii. Ja nüüd tuleb liimida see flamingo jalg flamingo keha külge. Kas sa said kaela valmis? Vaata. See on nagu natukene juba sauruse moodi. No ongi saurus flamingu. Saurus flamingu, oota nüüd. Sellised peenikesed jalad ei jõua nii jämedat keha üleval hoida. Lõikan uued jalad või? Ei, proovime nendega. Ma arvan, et see püsib. Ta kindlat püsib. Ma teen teisega kohe ära lauda, ära mökerda, muidu saad vanaema käest ju natukene noomida. Alati pärast, kui on meisterdamine lõpetatud, tuleb laud ära koristada ja üle pühkida. See on küll õige. Pane liim kinni. Pane liim kinni. Nii. Ja teine jalg. No kohe ma näitan, mida ma tahtsin teha. Üks jalg on niimoodi kõver. Ongi ju. Ja teine on sirge. On ju, said ära? Väga lahekas, jah. Nii, see kohe. No olgu, aga nokk, mul on siin nokk juba olemas tegelikult. Teie peaksite võtma tüki valget, või mis värvi see on? Nii. Sinine. Ongi kollane. Kollane. Tüki kollast paberit ja lõikama umbes sellise flamingo noka, sellise kõveriku. Sellise. Niimoodi. Sa võid proovida lõigata sellist. Vaatame, kui sul tuleb ilusam. No see on selline nagu kõverik. Näed, see peaks tulema liim, see tuleks siia liimida. Jaa, no kuidagi nii. Võid natuke suurema teha küll, sest kael on väga jäme. Hästi suur nokk. Hästi suur nokk, aga ta sööb hästi palju kalu. Hästi suuri kalu. Niuke kuidagi. Ja nagu ühel poole üks ots on ja teine ots on teisel poole. No nii ma küll ei tea. Proovi. Ma liimin seni selle. See on päris hea. No ta on naljakas. On. Lihtsalt. See on naljakas. See on nagu, väga nagu naljakas minu meelest. Nüüd, oota, liimime nüüd selle flamingo kaelaga siia keha külge kinni. Nii, paneme nüüd kaela siia. Mulle meeldib see osa, ma panen kinni. Pane jah. Kinni. On, vaatame. Näete, juba on nagu flamingo moodi. Praegu on nagu vihmauss, aga kohe tuleb siia nokk ja siis tuleb siin. Detail. Kas silma võib ka joonistada? Jah, tahad silma joonistada? Raudselt. No, äkki kleebime nokk ära, muidu tuleb nokk silma peale. Ja ma arvan, et nokk tuleb siia. Ja. Selle nokaga... Pane oma kinni. Ma teen silma ka kohe. Tee silma. Ma panen liimi kinni. Teen sellise suure silma. Siis ta näeb paremini. Jaa, siis ta kohe näeb, et ahaa, keegi tuleb. Noh, selline on flamingo moodi või? Jaa, muidugi on ja naljakas. Ja nüüd mis põhiline on see, et miks me selle paberi kokku murtsime on selle pärast, et see käib lahti. Jaa. Nagu kaart või nagu flamingo tiib tõuseb ülesse. Ja siia sisse saab siis kirjutada, sina kirjuta, sul on ilus käekiri. Kirjuta siia, palju õnne, kellele sa tahtsid saata? Vedeljänesele. Palju õnne. Võib ka kõvajänesele ka. Kirjuta mõlemale, palju õnne, vedeljänes ja kõvajänes. Vedeljänes ja kõvajänes. Kõvajänes. Kirjuta lihtsalt juhei. Kirjuta juhei, las nad siis mõistatavad, mis see tähendab. Mis see tähendab see juhei, aga võt meie teame, juhei. Kirjutame kõh ja tüh ja kõh ja kõh ja tüh. Pane kõik kaasa, pane kõik kaasa häälikud, mis sa tead. Kõh, jott. Kõh, jott, kapp, jänes. Kapp, jänes, jott, kõh. Aga ma kirjutan kõh, jott, siis on naljakal. Las nad mõistatavad. Ja ise panen tüh, jott, tüh. Pärast on mõtlevad, mis need on, kes need on ülged jälle või keegi. Ja nüüd me saame panna selle flamingo kaardi nende padja alla. Ja ärkavad üles vaadata. Nii et teie saate ka samasuguse meisterdada, kui teil peaks tulema isu teha flamingo kaarti. Head meisterdamist!